Tere kõigile, kallid inimesed, tere tulemast meie Toompea koguduse teenistuse video vaatamisse. Kui sul on palvesoov, sa võid selle saata palve@toompeakogudus.ee või helistada telefoni, mis tuleb sulle ekraanile. Julgustame sind olema kaasas ka Raadio 7 vahendusel õhtul kell 7, aga nüüd lähme ja ülistame Jumalat. Kui öö on pime ja hirmu ümber, sina hüüad mind. Kui usku vähe ja lootust pole, sina aitad mind. Kui ma arvan, et ma pole hea, siis sinult jõudu saan. Tahan elada koos sinuga, mind eales alt ei vea, sa mind eales alt ei vea. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. Igal hetkel. Nii igal hetkel sa kordad mulle oma tõotusi. Ei miski peata su tegevusi, nüüd lõpule sa viid. Kui ma arvan, et ma pole hea, siis sinult jõudu saan. Tahan elada koos sinuga, mind eales alt ei vea, sa mind eales alt ei vea. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. Kui ma arvan, et ma pole hea, siis sinult jõudu saan. Tahan elada koos sinuga, mind eales alt ei vea, sa mind eales alt ei vea. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas, hinges ka jaamas. O püha vaim, liigume sees, saada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus see sütigu meis. Püha vaim, o püha vaim, liigume sees, saada meid väega maailma. O püha vaim, liigume sees,
las armastus süttigu meis su nimes kogunenud me, usk ja lootus aitab meil olla valmis. Sinu julgust vajame armu kuulutamiseks, sinu ees siin. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus süttigu meis. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus süttigu meis. Armastust, mis saatis sind meie päästeks ristile, võtan vastu, me võtame vastu. Jeesus, kõike oled väärt, mis tahes maksku see, usun seda. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus süttigu meis. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus süttigu meis. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastus süttigu meis.
oo püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. oo püha vaim, liigume sees, las armastuse süttigu meis. oo püha vaim, liigu meie sees. oo püha vaim, liigu meie sees. Halleluuja, issand. Kallis Taaven, isa, me täname sind selle aja eest. Aitäh, issand, et ükskõik mis ajal me võime sind ülistada, sind kiita, issand. Ja issand, see on sulle nii meelepärane. Sulle nii maitseb meie kiitus ja meie ülistus. Ja me ei lõpeta seda. Halleluuja. Ja tõstame oma silmad sinu poole, issand. ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb. ma tean, et Jumal, sina valitsed. Ma tõstan silmad. ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis, kui avastan end kraavides. ma tean, et Jumal, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, kogu elu teel. ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõikvõimas. ka täna valitsed nii taevas kui ka maal. ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb. ma tean, et Jumal, sina valitsed. Ma tõstan silmad. ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis, kui avastan end kraavides. ma tean, et Jumal, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, kogu elu teel. ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõikvõimas. ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. ma kiidan sind, isa, sina valitsed. ma kiidan sind, isa, kogu elu teel. ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõikvõimas. ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub
minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. 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 Sulle kuulub kogu au igavesti. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maal. Aamen, aamen. Tänu Jumalale sellest me võime tema ette tulla ja kiita ja ülistada teda. Ma usun seal kodus, kus sa täna vaatad seda teenistust, ma usun Jumal ligiolu täidab selle koja ja täidab selle paiga ja kõnetab sulle, räägib neid asju, mida sina vajad kuulda praegusel ajastul just enda ja oma perekonna ja oma olukordade jaoks. Ma julgustan sind, ära muretse üldse, ära muretse üle, sest Issand teab su vajadusi. Tea seda, et Issand võtab hoolt lindude eest taeva all ja muru ja rohu ja lillede eest maa peal. Jumala sõna ütleb seda, et ta võtab veel enam hoolt inimeste eest, keda ta on loonud, keda ta armastab. Ta lõi nad oma näo ja oma palge järgi. Tea seda, et Issanda jaoks sa oled hinnaline ja ta võtab sinu eest hoolt. Ma usun, Jumal kõnetab sulle ilusaid ja salajasi asju tänases paigas, tänases päevas, nende asjade jaoks, mis on eest tulemas. Nii et küsi Issanda käest ja kui ta ei ole rääkinud, julgustan, ole kannatlik ja tea, et Issand tuleb ja kõnetab sind ja juhatab sind kõigest läbi Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Meie teenistus on jätkumas, vabandame tehniliste viperuste pärast, aga siiski mul on hea meel, et sa oled meid jälgimas selle videoakna vahendusel. Me võtame ühe hetke, et palvetada inimeste eest. Siin on, Jumal on pannud mulle südamesse palvetada mõnede inimeste eest. Ma kogen, et meid vaatab inimene, kellel on kõri valus või kaela või osaliselt näo peal, kas põletus või mingi trauma. Ma usun, et Jumal tahab seda tervendada sellest haigusest või sellest traumast. Siis ma kogen, et on paari suhted, kelledel on aeg saada lähedasemaks. Ja nii nagu inimese ja Jumala vaheline lähisuhe, see toodab palju head vilja eluks ja kutsumiseks. Nõnda ka valgub ka õnnistus kogu perele, kui paari suhted on lähedased. Ja ma usun, Jumal toob selle täna just välja, et sinu paarisuhe, sinu abikaasaga, sinu lähedasega, sinu kõige lähedasema inimesega, Jumal toob selle täna välja, et sa teeksid ühe lisasammu, et minna lähemale.
sest sealt valgub edasi kogu su peresse üks õnnistus, kui sinu paarisuhe on lähedane ja seal on Jumala õnnistus. Ma julgustan, astu need sammud, et ehitada seda paarisuhet. Ja kolmandaks ma kogen, et kellelgi on väike siuke golfipalli suurune halvaloomuline kasvaja kuskil kõhupiirkonnas. Ma usun, Jumal tahab selle tervendada täna selle teenistuse ajal tervendada. Nii et kui sinul oli see kaela teema, siis pane oma käsi selle peale, kõhu teema, kui sul oli kasvaja, pane käsi selle peale ja kui sa tead, et su abielu lähisuhe vajaks süvendamist, paranemist, siis ole minuga palves kaasas, nüüd kui me toon need palved Issand ette. Isa, ma tänan selle eest, et sina oled tervendaja ja me kuulutame Jeesuse Kristuse nimel just sellel hetkel nüüd. Me palume, et see kael ja see näosa saaks täielikult terveks, mis iganes selle inimesel juhtus, mis iganes asjaga kokku puutus. Me täname, et sina oled tervendaja, nagu sa oma sõnas oled tõotanud Jeesuse vermete läbi. Olgu tervis sellel inimesel just nüüd. Isand, ma tänan, et see kasvaja, see kaob Jeesuse nimel. See väike kasvaja, las see kaduda Jeesuse Kristuse nimel, sest kasvale ei ole kohta ja ruumi Kristuse Jumala poolt loodud ihus. Jeesuse nimel olgu see läinud just nüüd sellest ihust. Ma tänan, et sina oled tervendaja ja me ei pea kartma mitte midagi. Ja seetõttu, Issand, ma kuulutan Jeesuse nimel täielikku tervenemist. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Ja Isa, ma tänan, et sina näed praegusel ajal kõiki abielusid, kõiki paarisuhteid, kõiki perekondasid ja ma kuulutan Jeesuse nimel just nüüd kõik paarisuhted. Las sinna tulla üks üleloomulik lähedus, las sinna tulla üks jumalik armastus nende vahele, las sinna tulla üks tõeline lepitus, tõeline andeks palumine Jeesuse nimel. Issa, me kuulutame uut algust Eesti rahva abieludesse ja paarisuhetesse. Jeesuse nimel just nüüd ma tänan, et sina tood läbimurde Jeesuse nimel, tood nad külg külje vastu, nõnda, et see õnnistus, selle paari suhte toimimise õnnistus valgub kogu perekonnasse, nagu ka inimese Jumala vahelise suhte, lähisuhte on kutsumiseks ja eluks üks suur vili ja õnnistus, nõnda ka paari suhetel. Ma palun, Issand, et see saaks taastatud Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, Jumal on hea ja armastab sind ja toob sulle läbimurde. Ja Kadi, ole hea, tuli jaga veel, mis Jumal on sulle südamele pannud, kelle eest palvetada. Tere minu poolt. Mina kogen, et on keegi, kellel on paremas silmas, on siis kas silmapõletik või kaev või mingi rahutus, mingi ärritus, mis ei lase sellel silmal normaalselt toimida. Ja ma kogen, et on ka keegi, kellel on krooniline nohu ja seda kroonilist nohu ma kogen, et seda ei põe ainult üks inimene, vaid on mitmeid inimesi, kellel on krooniline nohu. Ja Jumal tahab täna tervendada, Jumal tahab täna vabastada. Ja ma sain südamesse ühe kirjakoha. See kirjakoht on Markuse evangeeliumi 16. peatükis ja 17. salmis ja siin ütleb nii. Kuid uskujad saadavad selliseid tunnustähed. Minu nimel nad ajavad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Kui sina oled uskuja, kui sina usud, et Jeesus Kristus tervendab, Jeesus on surnud meie pattude ja meie haiguste eest. Kui sina usud seda, siis ole see, kes paneb praegu oma käe oma haige koha peale. Kas see on see siis silm, on see su nina? Lihtsalt pane oma käsi sinna peale ja palveta praegu koos minuga. Issand, ma tänan, et sina oled andnud meile tervise, Issand. Ma tänan, Issand, et sa oled andnud meile tervise ja seda üleloomulikult, Issand. Sa ei andnud meile seda natukene, Issand, sa ei ole andnud meile seda piskukaupa, Issand, vaid sa oled andnud meile täieliku tervise, Issand. Ja Issand, me kuulutame, Issand, seda tervist sellele silmale, Issand. Me kuulutame, et mis iganes ärritus seal silmas on, mis iganes põletik, mis iganes haigus seal silmas on, siis Jeesuse nimel see inimene on vaba sellest praegu. See silm on täielikult terve. Jeesuse nimel, Issand. Tänu
sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Ja mis iganes selle nohuga on, issand. Sina ei ole andnud meile kroonilisi haigusi ja me ei lepi sellega, me ei lepi, et selles ninas on mingi nohu, vaid issand, me kuulutame, issand, sinu nimel praegu tervenemist, issand. Täielikku vabanemist sellest nohust, issand. Ma tänan, issand, et see nina toimib nii, nagu sina oled selle loonud, issand. Kiitus ja tänu sulle, issand, et need inimesed on terved, issand. Tänu sulle, issand, me toome kogu au ja kiituse sinu nimel, issand, kes sa oled meie tervendaja, kes sa oled meie vabastaja. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Halleluja. Amen. Amen. Ma kogen veel, et on mitmeid inimesi ja täiesti kristlaste seas, kes kogevad tohutut hirmu selle üle, mis toimub praegu maailmas. Ja mitte lihtsalt hirmu, mis toimub, vaid ka hirmu selle haigestumise eest. Inimesed, kes kardavad selle viirusega siis kokku puutuda ja haigestuda. Ja ma kuidagi südames tundsin, et ma tahan teile lugeda ette psalmide raamatust 91, salmi 7. Ja teeme nüüd nii, et ma palvetan, mitte ei palveta, vaid ma loen selle salmi ette ja siis me paneme selle mina vormi ja me deklareerime seda. See on 91 siis psalmide raamatust 7 ja siin on öeldud: langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Amen. Nii paneme selle nüüd mina vormi ja kus iganes sa praegu oled, lihtsalt usus deklareeri seda kaasa. Oled valmis? Langegu 1000 mu kõrvalt ja 10 000 mu paremalt poolt. Minu külge see ei puutu. Teeme ühe korra veel. Langegu 1000 mu kõrvalt ja 10 000 mu paremalt poolt. Minu külge see ei puutu. Aamen. Aamen, sinu külge see ei puutu. Ja ma lihtsalt palun ka praegu kõige selle eest, mis toimub maailmas ja lihtsalt anname selle kõik oma isa kätte. Isa, ma tänan, et sina ei ole andnud meile hirmu vaimu, issand. Issand, ja me tuleme praegu sinu ette, issand. Ja me lihtsalt kuulutame, issand, ühte rahu, issand. Me kuulutame ühte lootust, issand. Me kuulutame, issand, sind nendesse olukordadesse, kus me praegu oleme, issand. Selle tormi keskele, kus me praegu seisame, issand. Issand, ma tõesti palun, et sa lõikaksid läbi selle viiruse, issand. Issand, sa lihtsalt hävitaksid selle viiruse siit maa pealt lihtsalt. Issand, peata see viirus, issand, et see ei valitseks enam siin maailmas, issand, vaid sina valitsed, issand. Sina valitsed, issand. Ja mis iganes on, issand, sina oled suurem, issand. Sina oled suurem, issand. Ja isa, ma tänan, et sina pöörad kõik halva heaks, issand. Ja ma tänan, issand, et see olukord on sinu kätes, issand. Ma tänan, issand, et me võime tõsta oma lootuse, issand, oma pilgu, issand, sinu peale, issand. Ja sina annad rahu, issand, sina annad hingamist, issand. Tänu sulle, issand, et me ei pea tundma hirmu, me ei pea kartma, issand. Tänu sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand, et sinu käest me saame kõik, mida me vajame. Issand, ja ma palun ka ühte veremüüri, ühte verekaitset praegu iga ühe üle. Issand, iga ühe pere üle, issand. Tõesti, et me võime olla kui kapseldatud, issand, et mitte miski ei saa meie külge, mitte miski ei saa meie ligi, issand. Tänu sulle, et sina hoiad ja kaitsed, issand. Tänu sulle, issand, et kristlastena ka sellel ajahetkel praegu, issand, me võime rohkem välja astuda, issand. Me võime rohkem armastada, issand, rohkem tulla palves ja usus sinu ette, issand. Rohkem lugeda piiblit, issand. Rohkem leida võimalusi, kuidas kõnetada inimeste eludesse, rohkem leida viise, kuidas aidata inimesi enda kõrval, issand. Anna meile tarkust ja anna meile julgust, anna meile väge, issand. Ja isa, ma tänan, et sina oled kõik võimas Jumal. Sa oled kõik võimas Jumal ja mitte miski pole võimatu sulle, issand. Mitte miski pole võimatu sulle, issand. Ja ma tänan, et me võime kiita ja ülistada ja teenida sellist Jumalat, nagu oled sina, issand. Tänu sulle, issand. Tänu, et sinu käes on meelevald, issand. Tänu, et sinu käes on kõik, issand. Kiitus ja tänu sulle, issand. Me ülistame sinu nime ja me austame sind ja me juba võtame usus, issand, ja tänus vastu need palvevastused, issand. Tänu ja kiitus sulle. Halleluja. Halleluja. Usud sa seda? Usud sa, et Jumal vastab palvetele? Amen, siis ta teeb seda. Kiidetud olgu Jumal. Ja meil tuleb nüüd üks hea osa, üks hea aeg. Me saame kohe anda ja ma kutsun siia Raili. Tere hommikust, armsad. Ma loen teile ühe kirjakoha. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk
paneb raha aardekirstu ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Me tuleme andmise juurde ja praegu, kui sa mõtled, et on selline raske ja keeruline aeg ja ma tean, et mitmed teist on rahalistes raskustes, sest te olete võtnud laene, on korterimaksud, on vaja maksta mis iganes asjade eest ja et toit oleks laua peal, ka selle eest te muretsete, siis ometigi ma julgustan teid. Praegu on see võimalus anda. Ja pane kas või nii vähe, kui see lesknaine. Või pane oma küllusest nii palju, kui sa tahad ja suudad panna. Sest tea, et meie Jumal, meie isa on hea isa ja ta ei jäta sind häbisse ja ta ei jäta sind võlgadesse. Usalda teda. Pane oma südametunnistuse järgi. Ja ma tahan praegu palvetada. Jeesus, ma palun sind, et sina oma püha vaimu kaudu kõnetaksid igat üksikut, kes praegu kaalub, kas usaldada sind, Jumal, või mitte, kas panna see samm, kas astuda see samm ja külvata sinu kuningriiki. Issand, ma tänan sind, et inimesed praegu, nad kuulevad sinu püha vaimu vaikset häält ja nad panevad. Te saate teha ülekande internetipanga kaudu, te saate mobiiliäppide kaudu teha ülekande just nüüd, just praegu. Ja uskuge ja usaldage, et Jumal varustab teid kogu täiusega. Teie külmkapp ei ole kunagi tühi. Teie maksud saavad makstud. Teie laenud saavad tasutud. Taeva isa hoolitseb selle eest. Jeesuse nimel. Amen. Amen, aitäh Raili selle julgustuse eest. Jah, just sul on võimalik anda ülekande teel külvates meie kunagi vaesemaks. Meil on viimane perekondliku armastuse seeria pühapäev täna. Nii et me siiski käsitleme perekondliku armastuse teemat ja meil on siis selline voldika välja antud, sa saad sellega tutvuda kodulehel. Link on praegult ekraani peal. Ja kas proovime deklareerida mõned deklaratsioonid sellest voldikust? Siin on mitmed deklaratsioonid, tsitaadid, kirjakohad, soovituslik lugemine, praktilised sammud, väga põnev asi. Proovime deklareerida 3 deklaratsiooni. Ütle minu järgi. Ma austan ja kohtlen ja julgustan inimesi vastavalt nende Jumalalt antud identiteedile ja väärtusele, mitte vastavalt nende käitumisele. No nii, võtame järgmise. Ma väärtustan inimsuhteid enam kui eesmärke, tööülesandeid ja raha. Ja 3. Ma olen adopteeritud Jumala perekonda ja kannan eluterve perekonna mentaliteeti kõikjale, kuhu ma lähen. Ja kõik ütlesid, aamen, aamen. Kanname siis eluterve perekonna, taevalise perekonna mustrit ja kultuuri kõikjale, kus me läheme, alustades enda perekonnast, alustades oma abikaasalt. Amen, oma lastest, amen. Ja siis juba naabritest ja kõikidest teistest. Jeesuse Kristuse nimel. Mul on tõesti hea meel, et sa oled meiega liitunud. Kindlasti saada meile oma palvesoov või palve vastus. Me tahame sinu eest palvetada ja ma tahaksin rääkida eelolevast ülestõusmispühadest. Jah, sellel aastal ülestõusmispühade lihavõtte aktsiooni ei toimu, kuna kõik asutused on karantiinis, aga ometi meil toimub siiski ülestõusmispühade teenistused. Reedel toimub suure reede teenistus,
laivis ja pühapäeval ülestõusmispüha jumalateenistus laivis ja me oleme mõelnud panna ka reklaami rist.ee kampaania nii bussipeatuste tänavaplakatitele kui ka siis hetkeseisuga Postimehe reklaam, mis ilmub siis Postimehe artiklite vahepeal nii arvutis kui telefonis, nii et inimesed näeksid seda Rist võrdub armastus sõnumit, kus on erinevad sõnumid siis Jumala armastusest, Jumala rahust ja mis pole parem aeg sellise asja levitamiseks kui praegune aeg, kui Eesti rahvas ja tegelikult üle maailma inimesed on ebakindluses, rahulolematuses, otsivad meeleheitlikult finantse ja oma laenusid ümber korraldada ja töökohti ja asju, aga mis oleks parem aeg, kui külvata sõnumit, et Jumalal on rahu, mis ei lõppe iialgi. Minu arust see on parim aeg, kus sellise sõnumiga minna Eesti rahva keskele läbi Delfi ja Postimehe ja tänavapildi ja ma julgustan sind, sa saad sellega kaasas olla. Sa saad sellega kaasas olla mitmel viisil, esiteks muidugi palvega, teiseks sa saad toetada, et sul on võimalik panustada oma finantspanus, et me saaksime need reklaamid panna sinna Postimehesse ja teistesse kohtadesse. Sul on võimalik ka sotsiaalmeedias ise jagada neid pilte ja fotosid, mida siis me Toompea koguduse Facebooki lehel üles paneme. Nii et sinu jagamiste tõttu see levib kindlasti väga kaugele. Eelmine aasta osad pildid, Rist võrdub armastuskampaania pildid, me jagasime neid, teie jagasite neid ja see jõudis üle 8000 inimeseni ainuüksi sotsiaalmeedias, pluss tänavaplakatid ja kõik, mis seal olid. Nii et sina saad levitada lootuse sõnumit nendel ülestõusmispühadel just nüüd sellisel ajastul, kui meie riigis ja kogu maailmas on rahul olematud ajad, ebakindlad ajad. Sina saad just levitada rahusõnumit ja tunnistada sellest. Nii et ole kaasas nendel ülestõusmispühadel meie tegevusega. Aga nüüd, ole hea, Kadi, meil on mõned palvesoovid tulnud. Kui sa nüüd oled saatnud, siis me saame sellest paluda. Kui sa hakkad nüüd alles saatma, siis see juba läheb hiljaks. Nii et Kadi, ole hea, palveta. Nii nagu Ivo mainis, me võtame aega, et palvetada kõigi palvesoovide eest. Aitäh, et te olete need saatnud ja ma tahan väga julgustada, et tehke seda edasi, saatke meile oma palvesoovid, sest meil on inimesed, kes võtavad nädala sees aega, et palvetada nende palvesoovide eest ja ma lihtsalt nii tahan sind julgustada, et ära jää oma valuga üksi, ära jää oma haigusega üksi, ära jää oma murega üksi, vaid anna meile sellest teada, et me võime tuua need palved isa ette. Amen. Siin on mitmed palvesoovid, siin on üks naisterahvas, kellel on rinnas kasvaja ja tal on mitmed allergiad. Siin on eestpalvesoov ühele naisterahvale, kellel on lihasvalud, samuti lahendus tema majandusolukorda, naisterahvale tervenemist koroonaviirusest ja läbipõlemisest. Siin on ühe naisterahva eest toodud eestpalvesoov, kellel on kupsud haiged. Keegi palub, et see viirus kaoks ja keegi toob eestpalve oma abikaasa pärast, kes ei tunne veel Jeesust. Mitmed palvesoovid ja me võtame kohe hetke, et nendest palvetada, aga enne veel, mulle endale nii meeldib alati saada julgustatud läbi Jumala sõna ja ma tahan teile lugeda Matteuse evangeeliumist salmid 20, peatükk 21, salmid 22 ja siin on öeldud. Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate uskudes. Usk on palve taga kõige olulisem. Ja ma tahan meid julgustada, et oleme need, kes usuvad, et Jumal tervendab. Oleme need, kes usuvad, et Jumal toob lahendused meie finantsidesse, meie erinevatesse eluvaldkondadesse. Oleme need, kes usuvad, et Jumal vastab palvetele. Amen. Nii et kus iganes sa praegu oled, ma lihtsalt palun, et sa tõstaksid oma palvekäed, oma hääle ja lihtsalt usus kuulutame lahendusi.
issand, tänu sulle, et me võime need palved tuua praegu sinu ette. Issand, sina näed, et me inimestena, issand, me oleme nõdrad, issand, meile on need olukorrad võimatud, issand, aga mitte miski pole võimatu sulle, issand. Sina, issand, oled kõik võimas Jumal, issand. Ja ma tänan, issand, et me võime need palved, issand, praegu panna sinu jalge ette, issand. Ja tänada, issand, et need on hoitud sinu käes, issand. Sina tood lahendused, sina tood tervise, issand. Sina tood, issand, pääste. Issand, tänu, et sina varustad, issand, kes palub siin lahendust oma majandusolukorda, issand. Mis iganes see, mis meie ümber praegu on võib-olla inimesed kaotanud töö, võib-olla nende palka on vähendatud, aga issand, sina oled meie varustaja, issand. Sinul on kõik, mida me vajame, issand, sa oled rikas isa. Ja isa, ma palun, kes iganes praegu tunneb, et tal ei ole, siis isa, ma palun, et sa annaksid, issand, et sa varustaksid, issand, et sa täidaksid nende vara aitasid, issand, et nendel ei oleks millestki puudust, issand. Nii nagu Raili ka siin ees ütles, issand, et külmkapid oleksid toitu täis, issand, ja tõesti, et laenud ja maksud saavad makstud, issand. Tänu sulle, et sinul on kõik võimalik, issand. Tänu sulle, et kui meie anname usus, siis issand, sina annad mitmekordselt tagasi, issand. Tänu, et keegi ei pea olema puuduses, issand. Tänu, et keegi ei pea kannatama. Tänu, et keegi ei pea muretsema, issand, vaid ta võib panna oma lootuse sinu peale, issand. Ja nii nagu su sõna ütleb, et kes paneb oma lootuse sinu peale, see ei jää häbisse, issand, see ei jää puudusesse. Kiitus ja tänu, issand, sulle. Issand, ja me anname ka kõik need haigused sinu ette praegu, issand, kui on see rinnas see kasvaja, kui on need lihasvalud, kui on mingi haigus kopsudes, kui on mingid allergiad, siis issand, me kuulutame, issand, sinu nimel praegu täielikku vabanemist, täielikku tervenemist, issand, tänu ja kiitus sulle, issand, et sinu vermete läbi on meile tervist tulnud, issand. Tänu sulle, issand, et sina maksid, issand, risti puhul, issand, meie pattude ja meie haiguste eest, et meil võiks olla igavene elu, issand, et meie võiksime olla terved, issand. Tänu sulle, issand, ma palun, et sa taastaksid need ihud, issand. Ma palun, et kui see naine läheb arsti juurde, selles kasvajast ei ole haisuki, see on läinud, see on täielikult kadunud. Jeesuse nimel need pildid on puhtad. Issand, tänu sulle, et me võime tuua oma au ja kiitusi sinu nimele, sest sina oled tervendaja, sina oled imede Jumal, issand. Sina teed tunnustähti, issand, tänu sulle, issand, et me võime ülistada ja kiita sind selle eest, issand. Tänu ja kiitus ja ülistus sinu nimel, isa. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, issand, ja me tõesti palume ka, issand, selle naisterahva, selle abikaasa eest, issand, kes ei tunne veel sind, issand, aga kelle abikaasa igatseb, issand, et ta kohtuks sinuga, issand, et ta kohtuks elava Jumalaga. Siis isa, ma palun, et sa puudutaksid seda naisterahvast, issand. Puuduta, ava tema silmad, ava tema süda, issand, sellele, kuidas sina tegutsed, kuidas sina liigud ja kui väga sa teda armastad, issand. Isa, ma tõesti palun ka tarkust sellele abikaasale, issand. Rääkida, issand, talle sinust, issand. Kõneleda talle sinust, issand. Ja tõesti jagada talle seda armastust, mida sina oled välja valanud meie südametesse. Issand, tänu sulle, issand, et selle inimese, selle naisterahva elu saab täielikult muudetud, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle. Halleluuja. Amen. Amen. Meil on tulnud ka mõned palvevastused. Aitäh kõigile, kes on saatnud ja öelnud, mis Jumal on teinud, sest mina usun, et Jumal igapäevaselt tegutseb meie eludes ja ärme hoia seda endale, vaid jagame seda rõõmu ja neid tunnistusi, mida Jumal meie elus igapäevaselt teeb. Amen. Siin on keegi, kes andis teada, et kui eelmisel pühapäeval palvetati põlvede ja küünarnukkide eest, siis peale seda palvet oli olukord täielikult muutunud. Amen, amen, Jumal tervendab, amen. Ja on üks palve vastus veel, kus üks lapseootel naisterahvas jagas oma rahutusest ja murest kriisi ajal ning peale palveta sai rahu ja tänu Jumalale selle eest. Jumal on hea, ta vastab palvetele ja ma olen kindel, et me võime juba usus tänada teda nende palvevastuste eest, mis saavad siit tulema. Amen. Amen.
mu lootus püsib Jeesusel, ta vere ohvri õigusel. Ei miskit muud ma usaldan, vaid nime Jeesus pühaks pean. Kristus ta kaljuks saad, kindlana seisma jääb tormides, issandaks kõigile. Ta armu varjus peitun ma, kui pimedus mind kohutab. Ei tormi tuuled eksita, mu ankur Jeesus hoiab mind. Kristus ta kaljuks saad, kindlana seisma jääb tormides, issandaks kõigile. Kristus ta kaljuks saad, kindlana seisma jääb tormides, issandaks kõigile. Kristus ta kaljuks saad, kindlana seisma jääb tormides, issandaks kõigile. Trompeti hääl kui kõlamas, kas leitakse mind õigena, riietatud austuses, veatuna seismas trooni ees. Kristus ta kaljuks saad, kindlana seisma jääb tormides, issandaks kõigile. Tervist, armas rahvas! Jeesus on isand Eestimaal. Amen. Me ei kuule küll, kuidas te amen ütlete, aga sa võid panna selle kommentaaridesse või midagi muud head, siis me teame, et sa oled asjaga kaasas. Igal juhul on rõõm olla teiega koos sel päeval, jagada Jumala sõna teiega ja Jumala sõna on kõrgem autoriteet kogu universumis.
me elame huvitavatel aegadel, ühel viisil rasketel aegadel, teisel viisil väga põnevatel aegadel, prohvetlikel aegadel ja ma tahan kinnitada sind, midagi ei ole juhuslikku ja sina ja mina ei ela juhuslikult selles ajas. Jumal oleks tahtnud, oleks võinud panna meid elama keskaega, panna meid sündima kuskil mujal maailma nurgas, aga me oleme siin selles paigas, sellel maal ja usu mind, ta on sellega arvestanud ja ta on meie sisse pannud selle varustuse, et toime tulla iga olukorraga. Ja mitte nüüd ise toime tulla, aga julgustada neid, kes seda vajavad just nüüd ja aidata neid, kes seda vajavad tänasel tunnil. Me räägime täna perekondlikust armastusest ja kogudusest, kuhu inimesed saavad tulla ja saavad julgustatud. Nüüd täna, sel päeval võib-olla, või mis päeval sa iganes vaatad, sa ei ole saanud tulla kogudusse, aga hea uudis on see, et kogudus tuleb sinu juurde, seal, kus sina oled. Ja Jumala sõna jõuab meieni. Ja kui me räägime julgustamisest, siis me vajame seda täna rohkem kui kunagi varem. Ja mitte, et ainult rääkida sellest kontseptsioonist, perekondlikust armastusest ja vajadusest julgustada, ma tahan täna praktiseerida seda ja julgustada sind sellega, mis Jumal on mulle andnud sinu jaoks. Nüüd me selgelt elame täna keerulistel aegadel. Asjad on võib-olla teistmoodi, kui mõned on kunagi näinud. Ma sõitsin täna Tallinnasse, vaatasin, seal olid tee peal sildid, püsi kodus. Tavaliselt on seal mingid kiirusepiirangud või mingid libeda ohu teadanded. Seekord olid igal pool püsi kodus. Ma hiljuti üks mu inglasest sõber andis ühe kirjakoha ja see on hämmastav, kuidas inimesed suudavad leida õiged kirjakohad üles kõik. Ja Jesaja raamatus, see on niisugune väike ekstra asi, mida ma teiega jagan, 26 peatükk ja 20 salmi ütleb, et tule, mu rahvas, mine oma kambritesse ja sule uksed enese takka, peitu üürikeseks ajaks, kuni meelepaha möödub. Ja siis räägib see edasi, mida Jumal teeb. Nii et iga olukorra peale on ka meil kirjakoht olemas. Aga mida ma tahaks öelda on see, me ei eita reaalsust. Me saame aru, mis ajas me elame. Paljudel on võib-olla tulnud koondamisteated, sinu laenumakse tähtaeg läheneb. Toiduhinnad tõusevad, mingid teised asjad on juba välja ostetud või ära ostetud poest. Me kuuleme äraütlemisi, isegi mul endal mõni nädal tagasi pidi olema üks tehing, ostumüügitehing, 2 päevane tehingut, see inimene helistas ja tühistas selle. Firmad on sulgenud oma uksi. Me näeme, kuidas asjad on muutunud meie maal ja kahtlemata inimesed tunnetavad seda rahutuse, ebakindluse atmosfääri. No meil on veel lugu selles, et meil ei ole vaktsiini koroonaviiruse vastu, meil ei ole ravi. Ilmselgelt tekitab see hirmu. Aga hea uudis on see, et igas kriisis, kui inimesed on kriisiajas või üks rahvus on kriisiajas, see aitab asju ümber hinnata. Paljud inimesed on pidanud istuma kodus ja ma hiljuti kuulsin, keegi ütles mulle, et ta on kodus veetnud nüüd nii palju aega, ütlen, saanud oma lähedastega nii palju enam veel lähedasemaks. Ja kõlab justkui nagu üks noormees, kes kunagi ka ütles, et eile oli internet meil ära 4 tundi ja mul polnud midagi muud teha, kui rääkida oma perekonnaga. Ja tuleb välja, nad on väga meeldivad inimesed. Nii et tänapäeval me vajame niisuguseid aegu, aga kriis kui selline ei ole mitte tulnud koroonaviiruse pärast. See kriis on olnud õhus juba kaua aega, see on peidetud meie väärtushinnangutesse, põhimõtetesse, mida me oleme uskunud. 1991. aastal eestlased tahtsid vabaks saada ja ennekõike Nõukogude ikkest, aga vabadust terviklikult. Ja kui sa vaatad täna selle olukorra peale, siis ega me ei ole väga vabad.
me oleme laenuorjuses, kui tuleb uus kampaania kuskil kaubanduskeskuses, inimesed kummardavad seal, erinevad institutsioonid, keskpangad, töökohad, asjad, mille sisse inimesed oma usalduse panevad. Aga me oleme võib-olla jätnud tähelepanu alt ära ja pööranud ära Jumalalt, kes on tegelikult selle vabaduse meie rahvusele andnud. Ja kui Jumal tegi seda, kui Eesti vabaks sai 91. aastal, siis Jumal suudab vabastada meie rahvuse koroonaviirusest ja hirmust ja igast muust väljakutsest, millega me silmitsi seisame. Tol ajal, kui Eesti vabaks sai, siis laulukaare all Tõnis Mägi laulis laulu, et looja, hoia, kaitse Maarjamaad. Ja selle salmi lõpus, et selleks panen käed palveks kokku. Inimesed tõesti pöörasid oma pilgud Jumala poole. Selles laulu teises salmis küll on juttu hiiepuudest, et looja hoiaks neid. Nüüd kahtlemata Jumal ei ole hiiepuude hoidja, sest hiiepuud olid ebajumala kummardamise paigad. Ja Eestimaa Jumal ei ole mitte kivijumalad ja puujumalad ja nõiad ja kõik muu selle sarnast, vaid tõeline maa ja taeva looja, kes ilmutas oma armastust meie vastu Jeesuses Kristuses, kes kõigi eest suri, et usu läbi meil võiks olla tõeline elu ja osadus kõikvõimsa Jumalaga. See on see, kes on Eestimaa Jumal ja Eestimaa vabastaja. Ja kui Jeesus Kristus on tõeline Jumal, ja ta on, sest ta on üles tõusnud surnust, siis see, mida tema ütleb sellel tunnil, on see, mida meil tuleb kuulata. Ja ma tahaksin jagada teiega lühidalt Luuke evangeeliumist 8. peatükist. Ja siin on lugu Jairusest ja veritõbisest naisest, Jairuse tütrest õieti täpsemalt. 8. peatükk ja salm 50 on, kuhu ma tahan jõuda. Väikse eelloo jagades sinuga. Jairus on koguduse koja ülem. Ta tütar on haige, õieti mitte lihtsalt haige, vaid suremas. Oli see viirus, oli see mingi katk, oli see mingi muu haigus, me ei tea. Ta oli raskes olukorras, 12-aastane tüdruk. Ja ta läks Jeesuse juurde ja palus tal tulla, et tervendada oma tütar. Ja samal ajal, kui ta Jeesus seal kohtab ja palub tal tulla ja Jeesus on valmis seda tegema, on seal teine naine rahva seas. Piibel ei ütle tema nime, aga et ta on veritõbine naine ja seal ta tungib läbi rahva hulga. Muidugi ta on nõrk, 12 aastast samuti põdenud seda veretõbe ja siiski võttes kokku selle viimase jõu ja ületades neid regulatsioone, mis tollel ajal oli, ehk et sellised veritõbised ei tohtinud üldse avalikus kohas liikudagi, ta sirutab oma käe ja puudutab Jeesuse kuuepalistut ja saab terveks. Ja Jeesus ütleb, et keegi puudutas mind. Ja ma usun, see on nii tähtis, usus sirutuda ja puudutada Jumalat. Paljud inimesed istuvad passiivselt, ootavad, et lihtsalt midagi juhtuks. Ja muuseas, ma ükskord lugesin hoolega piiblist ja nägin, et mitte kõik inimesed, kelle juurde nagu Jeesus läks või juhtus nende majast mööda minema või nende olukorrast nagu mööda minema, ei saanud terveks ega kogenud imet. Aga kõik need, kes otsisid teda üles, kes läksid tema juurde, kes usus välja sirutusid. Ja usk on midagi, mis paneb meid liikuma. Mitte midagi, millest me lihtsalt räägime. Ma usun sellesse. Kas sa teed seda? Ei, veel mitte. Siis, kui ma veel seda ei tee, ma seda tõeliselt ei usu. Tõeline usk on alati näha tegudes. Ja siin ka see veritõbine naine sirutus välja Jeesuse suunas. Otsis ta üles, kus ta jutlustas, pressis läbi sealt rahvahulgas, sa räägid ühest tõsisest pühendumisest. Keegi tahtis midagi väga saada. Meie pühendumine vahest on see, et vihma sajab, ma ei saa kirikusse minna.
või nii nagu üks inimene ütles pastorile, kui ta küsis, et miks sa ei olnud eile koosolekul, ta ütles, et pastor, ma ei saanud tulla tervenduskoosolekule, ma olin haige. Ühesõnaga, meil on igasuguseid vabandusi ja põhjuseid, miks me kohale ei jõua. Aga kui sul on tõsi taga, kui sa tõeliselt usud, see paneb sind tegutsema. Ja Jairus näeb siin, kuidas üks naine imeliselt terveks saab. Kahtlemata see kinnitas teda. Aga samal ajal, kui see ime just on aset leidnud ja Jeesus ja Jairus kõnnivad selle koguduse koja ülema kodu poole, siis tuleb keegi sealt Jairuse kojast ja ütleb Jairusele, ütleb koguduse koja ülemale, et su tütar on surnud. Ära tülita enam õpetajat. Ja piibel ütleb, et Jeesus jättis tähele panemata selle, mida öeldi. Nüüd, kui sa saad halvad uudised, siis esimene asi, mis püüab sind rünnata, on hirm. Ma mäletan, mõned aastad tagasi mina ja minu ema läksime arsti juurde, kes oli võtnud tema jalast ühe koeproovi ja sel hetkel, kui me sisse astusime sinna ruumi, ma võisin juba arsti näost ja pilgust ära öelda, et sealt ei tule head uudised. Ja kui ta ütles, et tegemist on väga ohtliku, agressiivse vähkkasvajaga ja soovitas seal samas õieti meile kohe seal kabinetis, et see jalg tuleks amputeerida, ma mäletan, millist hirmu see sisendas. Muidugi mitte ainult minu emasse, aga minusse, kes ma olin temaga kaasas ja kuidas me lahkusime sealt nagu oleks puuga pähe saanud. Äkitselt meie maailm oli muutunud. Hirm valdas meid. Aga sel õhtul ma läksin Pärnu jõe ääres, jalutades seal ja hakkasin lihtsalt valama oma südant välja Jumala ette ja palvetama ja otsima tema palet ja deklareerima Jumala sõna tõotusi oma mõistuse üle, oma elu üle, oma tuleviku üle, oma ema üle ja selle olukorra üle. Ja ühtäkki Jumala rahu täitis mind, usuvaim haaras jälle mu südames kinni ja õieti muidugi teised inimesed samuti julgustasid ja üks pastor Aafrikast palvetas kus minuga ja tõesti, täielik rahu tuli minu südamesse ja mu ema elas vastu arstide ootusele veel 5 korda rohkem, 5 aastat, 5,5 aastat. Tänu Jumalale selle eest. Aga hirm püüab tulla. Hirm püüab meid rünnata. Üks president oma kõnes ütles, et ainuke asi, mida meil tuleb karta, on hirm või kartus ise. Ja sa oled võib-olla kunagi olnud kuskil olukorras, võib-olla pimedal tänaval, öösel kõndinud üksinda ja äkitselt kuskilt sealt eespoolt kargab välja mingi gäng, mingi kamp, selliseid üleolevaid ja karjuvaid, ma ei tea, noormehi ja nad on sust võib-olla 200 meetrit seal alles eemal, sa näed neid seal ja enne kui nad sinuni jõuavad, üks mõte ründab sind. Täna sa saad kere peale, täna sa saad peksa või mingisugune muu mõte. Hirm püüab sind rünnata ennem, kui olukord sinuni jõuab. Püüab sind saada juba nõustuma selle olukorraga. Kas polnud mitte nii, et kui need 10 maakuulajat, 12 muidugi läksid välja, aga 10 nendest tõid halva raporti tagasi, ütlesid, et seal maal olid hiiglased ja meie olime nende silmis nagu rohutirtsud. Oled sa mõtlenud selle peale, et kust nad selle idee said? Kas nad läksid piisavalt lähedale hiiglastele ja küsisid nende käest, et kuulge, muuseas, mis on teie arvamus meist? Ei, vaevalt, see mõte kargas nendele pähe vaenlase poolt. See hirm püüti panna ja selle läbi kammitseda ja kinni hoida Jumala rahvast, et nad ei saaks kätte seda tõotust, mis Jumal oli nende jaoks valmistanud. Hirmul on oma jõud. Hirm ei ole lihtsalt ainult emotsioon. Kuigi psühholoogid ütlevad, et on biokeemiline hirm, mis on nagu sünniga kaasas, emotsionaalne hirm, mis nagu muutub ja kasvab ja mida sa saad kontrollida, aga hirm on rohkem kui see, hirm on ka üks vaimne asi. Sest apostel Paulus ütles Timotusele, et Jumal ei ole meile andnud hirmu vaimu. Hirm on vaimne asi. Ja ennem seda ta ütleb
et ma panin oma käed sinu peale, et see and, mis Jumal on sulle andnud, võiks esile tulla. Ja seejärgi järgmine salm, ta ütleb, et Jumal ei ole meile andnud hirmuvaimu. Ehk teiste sõnadega, hirmul on võime takistada seda head asja, mida Jumal tahab teha sinu kaudu, sinu läbi, sinule ja hoida seda tagasi. Ja sellepärast ei ole ime, et kui Jeesus kuulis, mida Jairusele tema kodused ütlesid tema olukorra kohta, et tema tütar oli surnud ja ära tülita, ära vaeva enam õpetajat, ehk me võiksime öelda, ära vaeva, ära palveta enam selle asja pärast, see olukord on surnud, see läbi, sellega on ühel pool. Jeesus jättis tähele panemata seda ja ütles Jairusele, ära karda, usu vaid, siis ta saab abi, siis ta saab abi. Nii et teiste sõnadega ütleb, peata hirm, usu Jumalasse ja siis abi tuleb. Nüüd, Jeesus ei oleks ütelnud, peata hirm või ära karda, kui hirmul ei oleks võimet hoida meid kinni või lõigata läbi sellest, mida Jumal tahab meie ellu anda. Kas pole mitte nii, et paljud inimesed, kellel on võimekus, potentsiaal, andekus, neil on kõik olemas, aga nad ei julge astuda esile. Hirm hoiab neid tagasi. Jumal kutsub neid, annab neile teadmise sõna, annab neile tarkuse sõna, annab neile prohvetliku kõne, aga nad ei julge, nad kardavad seda esile tuua. Võib-olla on keegi isik, kellega nad tahaksid kohtuda, kuskile kohta, kuhu minna, mingisugune and, mida nad tahaksid nagu esile tuua enda elus, aga hirm hoiab neid tagasi. Nad ei julge seda vastu võtta. Kas polnud mitte hirm see, mis hoidis tagasi Iisraeli rahvast minemaks Kaanani maale ja vallutamaks see. See kuulus neile, Jumal oli selle neile andnud, Jumal oli oma sõna öelnud, see kuulub neile ja lihtsalt hirm hoidis neid kinni. Sõbrad, keegi ütles väga hästi, et kui sa loed väga palju seda, mis meedias praegu kirjutatakse, siis sellel on rohkem võimekus sind teha haigeks kui viirus ise. Sest tohutu hirmu külvamine toimub sealt ja ma ütlen sulle ausalt, ma olen lugenud ka mingeid uudiseid ja ühel hetkel teed mõnel õhtul loed ja tunned, kuidas hirm püüab hakata hiilima sinu enda hinge, lugedes neid, kus need statistikat, kui palju on seal surnud ja ma tunnen tohutult kaasa sellega, mis toimub praegu näiteks Itaalias. Meie Eestis siin on vähemalt üks lahkunud. Mitmetes riikides tohutud kannatused, ma elan kaasa, ma palvetan meedikute pärast, nende pärast, kes võitlevad selle suhtes. Aga me näeme seda, kuidas püütakse teadlikult või ebateadlikult, alateadlikult hirmu külvata inimeste eludesse. Hirmutamistaktika. See on sõjas, see on tihti suhetes, see on reklaamimises. Kui sa praegu ei osta, siis sa jääd eluks ajaks ilma. Aga see ei ole mitte nii. Hirm püüab meid läbi lõigata Jumala parimast. Kui sa kardad läbi kukkuda, sa ei proovi kunagi uusi asju. Kui sa kardad hülgamist, sa ei loo uusi suhteid. Kui sa kardad maha jätmist, hoiad sa kramplikult kinni ebatervetest suhetest. Kui sa kardad vigastusi saada, ei pinguta sa kunagi oma ihud, sa ei tee sporti. Kui sa kardad end avada, ei naudi sa iial õnne. Need samad müürid, mis hoiavad pettumuse teemal, hoiavad ka õnne eemal. Kui sa kardad ehitada lähedast armastavat suhet, ei tunne sa kunagi elus tõelist rahuldust. Kui sa kardad surma, ei julge sa elada. Ja kui sa kuulad oma hirmu, ei saa usk vabastada seda potentsiaali, mis Jumal sinusse on pannud. Pole ime, et Hiob ütles, et mida ma kartsin, juhtus mulle. Hirm ja usk on mõlemad atraktiivsed jõud. See tõmbab ligi, mida sa kardad. Väikse lapsena ma mäletan, me rääkisime telgis sõbraga hirmulugusid üksteisele. Ja üsna peatselt me tundsime, et
hirmu vaim on selles paigas, üks isik nagu viibis seal. Me kartsime terve öö kuni hommikuni välja teinekord. Sellel on oma mõju. Nii et me vajame läbimurret, me vajame vabastust. Ja Jeesus ütles Jairusele siis ja ütleb oma kogudusele täna ja Eestimaa rahvale, ära karda, usu Jumalasse. See on see julgustuse sõnum, mida üks armastav perekond peaks andma üksteisele, andma maailmale. Ja Piibel ütleb, et Jumala armastus või tõeline armastus ajab välja, täielik armastus ajab välja kõik hirmu. Oled sa kunagi armastanud kedagi? Ma mäletan, kui ma olin keskkoolis Pärnus seal, õhtul pimedas, palju kampasid liikus ringi, ma ei julgenud alati minna tänavale, aga ükskord ma armusin ära ühesse tüdrukusse ja siis ma ei kartnud midagi ega kedagi, sest et tõeline armastus ajab välja hirmu. Ja kui sa mõistad, kui palju ja kui sügavalt Jumal armastab sind, siis see ajab välja hirmu. Ja kui sa tead, et sul on kogudus, vennad ja õed, kes seisavad koos sinuga, palvetavad sinu eest, armastavad sind ja keda sina armastad, see ajab välja hirmu sinu elust. Nii et mõistes Jumala armastust, see ajab välja hirmu. Kogudusena me oleme kutsutud esile või edasi andma seda perekondlikku armastust, et igaüks tunneb julgustatuna, tunneb vastuvõetuna. Ja täna meie soov siit telekanali läbi, video kaudu, interneti teel on tuua teile kui kogudusele, aga Eestimaa rahvale terviklikult julgustuse sõna, et peata hirm ja usu Jumalasse ja siis me saame abi. Jeesus on meie võimas abimees. Ja kui sa saad julgustatud, siis ma usun, see on meie vastutus julgustada kedagi teist. Alusta pihta oma naabritest. Kirjuta neile, kui sa oled kuskil kortermajas või sa tunned kedagi, kes su kuskil lähedal elab, võib-olla mõni vanem inimene, ütled, tead, ma tean, et sul ei ole siin mingit varustust või kaitsevarustust ja niimoodi, aga kui sa vajad, ma lähen ja käin poes ära, toon su asjad ära või viin midagi posti või teen midagi su jaoks, toon su puud sisse, kui sa ei julge välja minna. Praktiline viis näidata esile seda perekondlikku armastust, mis Jumal on meile andnud. Sõbrad, see aeg ei ole mitte koroona valitsuse aeg, vaid see on aeg, kus Jumal tahab pöörata Eestimaa rahva südamed tõelise Jumala poole, taeva ja maa looja poole ja tema poja üles tõusnud Jeesuse Kristuse poole, kellel on vastus igas tormis oma rahuga meid täita, anda meile lootust tulevikuks ja hajutada hirm ja täita meie südamed usuga. Ja see paneb meid tegutsema. Mina usun, et Eestimaa parimad ajad on alles ees. Ja et sellel ajal, kus me täna elame, me näeme suurimat Jumala au. Nii et sõbrad, peatame hirmu, julgustame üksteist, räägime lootuse sõnumit, meedia on täis hirmusõnumeid, me vajame külvata lootust ja armastust ja usku. Ja mina usun, et Jumal pöörab meie olukorrad ringi. See viimane väike mõte. Jeesus ütles oma kogudusele, mida teie maa peal seote, on taevas seotud. Ja ütles, kuidas te seda teete. Kui 2 või 3 teie seast on ühel meelel mingi asja pärast, mida iganes nad paluvad, see saab neil isalt, kes on taevas. Ta isegi ütlenud, et nad peavad koos olema ühes ruumis, lihtsalt ühel meelel. Ja sõbrad, kui me ühel meelel palvetame, ja kui sa mäletad seda Vana Testamendi kirja kohta, mida tohutult on tsiteeritud, et kui minu rahvas, kui nad alandavad ennast, palvetavad, pöörduvad kurjadelt teedelt, ennem seda on salm, mis räägib sellest, et kui vihma ei saja ja on põuane aeg, kui
rohutirtsud söövad maa paljaks, on majanduslangus ja kriis ja siis ta räägib seal katkus samamoodi, põhjustab tohutu kriisi, ebakindluse ja hirmu, aga ütleb, selle keskel ei ole mitte kõige tähtsam see, mida valitsus teeb, mida politsei teeb, mida piirivalve teeb, mida ettevõtted teevad, aga mida minu rahvas teeb sellel kriisi hetkel. Ütleb, kui nad alandavad ennast, pöörduvad oma kurjalt teedel, mis on meie omaenda mugavused teed, see, kus ma olen alati asju teinud sellisel viisil ja ma pööran oma tähelepanu oma looja peale ja palvetan. Siis Jumal ütles, ma kuulen taevast ja tervendan kogu nende rahvuse. Mitte ainult koroonaviirusest, aga patust. Halleluuja. Mitte ainult nendest lühiajalistest väljakutsetest, aga tõeline tervenemine on see, kui inimene saab kokku jälle oma loojaga ja ta paraneb sellest olukorrast, milles ta oli. Nii et sõbrad, see on see tund, milles me oleme. Me oleme parimas hetkes oma elus ja ajas ja see on aeg, kus Jumal tahab ilmutada oma au. Nüüd ma tahan palvetada koos teiega. Mul on südames teha midagi, mis ma ei ole kunagi varem teinud. Kui sa koged oma elus hirmu, ja ma tean, et Kadi just hetk tagasi palvetas selle eest ja seda on räägitud, aga kui sa koged oma elus hirmu või on sul mingi väljakutse, võib-olla sa oled tõesti haige, on see koroonaviirus või mingi muu viirus, sa vaatad võib-olla seal oma arvutist või telekast või telefonist, pane oma käsi selle ekraani peale. Ja mina suunan oma käed selle kaamera suunas. Ja me vabastame oma usu Jeesuse nimel sinu elu üle, et hirm saab murtud ja lootus saab vabastatud sinu ellu ja täielik, jumalik, tervendav vägi voolab sinu elust, sinu ihust, sinu mõistusest, sinu meeltest läbi ja Jumala rahu täidab sind ja sa võid seda rahu ja lootust ja armastust külvata välja teistele. Jeesuse nimel, nõnda sündigu. Amen. Amen. Olge õnnistatud, sõbrad. Amen, amen. Oled sa tänulik Janno sõnumi eest täna? Kas see on mitte prohvetlik, ajakohane, informatsiooni, tarkust, lootust täis sõnum? Vau, ma olen nii tänulik sulle, Janno, et sa võtsid selle aja ja et kuulda Jumala häält ja julgustada meie kogukonda ja kogu Eesti rahvast, kes meid on jälgimas. Tõesti, armastus on suurem kui hirm. Armastus on suurem kui hirm. Ja täna selles paigas ma tahan veel sinuga palvetada, enne kui ma oma teenistuse lõpetame, et kui sa ei ole Jumala armastust oma ellu vastu võtnud, me räägime täna Jumala armastusest, mitte mehe ja naise vahelisest armastusest, sest Jumala armastus on suur ja see võidab ära hirmu. Ja üks ainuke viis, kuidas Jumala armastust vastu võtta, on läbi Jeesuse Kristuse. Jeesus Kristus oli Jumala poeg. Saadeti üle 2000 aasta tagasi siia maa peale elama täiuslikku elu ja tema missioon oli minna lunahinnaks ristile minu ja sinu eest, et meie pattude eest saaks täiuslik lunastus maksta. Et me ei peaks minema kohtu alla, et me ei peaks süü alla minema, vaid me võiksime saada õigeks ja mitte oma õigusest, et näed, mina elasin hästi, ma olin parem kui vend Ants või Marika. Ei, minu õigusest ei piisa. Me kõik oleme pattu teinud ja jäänud Jumala aust ilma, ütleb pühakiri. Aga hea uudis on see, et Jeesus täiusliku tallena, ohvritallena sündis siia maailma ja lõpuks suri just sellepärast, et mina ja sina saaksime õigeks. Et mina ja sina ei peaks minema kohtu alla. Ja seetõttu üks ainuke viis, kuidas Jumala armastust vastu võtta ja Jumala lapseks saada, on läbi Jeesuse Kristuse. See kõlab nii, et me kutsume ta oma ellu. Me hüüame teda appi. Jumala sõna ütleb, kes hüüab appi, tema nime päästetakse. See nii lihtne ongi. Ja täna selles paigas, kui sul on ebakindlused ja rahulolematus ja hirm valitseb su südant ja sa ei suuda ühegi meetodi, ühegi tableti või ühegi muusikaga seda hirmu ja seda rahulolematust ära peletada, siis Jeesus suudab. Siis Jeesus suudab. Sul on vaja Jumala tõelist armastust ja see tuleb läbi selle, et sa kutsud Jeesus oma ellu, teed tema kuningaks ja oma elu issandaks, sest siis ei valitse enam sina, vaid valitseb
tema sinu elus. Kui sa oled valmis minuga, palvetame koos. See on ühe palve kaugusel, et sa võid tunda Jeesust, saada täielikult vabaks ja omada igavest elu, sest taevauksed on lahti. Üks päev, kui me siit peame ka minema ja kui me lähme, siis me teame, et meil on igavene elu taevas. Me ei pea oma süüdesse ja pattudesse surema, vaid õigusesse läbi Jeesuse. Kui sa oled valmis Jeesus oma ellu vastu võtma, palveta koos minuga need sõnad. Kallis Jeesus, aitäh, et sa surid minu eest. Ma tulen sinu ette, sest ma vajan sind. Palun tule mu ellu. Palun anna andeks mu patud. Palun loo mind uueks. Aitäh, et sa armastad mind. Aitäh, et sa surid mu eest. Aitäh, et ma olen nüüd sinu laps. Aitäh, et sa võtab mu vastu. Aitäh tõelise Jumala rahu eest minu elus. Aamen. Aamen. Nii lihtsalt see käibki. Kes hüüab appi issanda nime, see saab päästetud. Ja kui sa täna palvetasid selle palve koos minuga kogu mu südamest, tegid seda esimest korda või taas pühendusid, siis tänu Jumalale, sa oled Jumala laps, anna meile sellest teada, kirjuta meile Jeesus lehel, mis on toompeakogudus.ee/Jeesus. Sa saad oma andmeid meile saata, me saame sind õnnitleda, saata sulle materjale, mida lugeda, et sa võiksid kasvada Jumala tundmises. Ja nii, et õnnitlen sind veel kord selle otsuse eest, see on elu parim ja suurim otsus. Aga nüüd enne, kui me teenistuse sulgeme, me saaksime veel laulda ühe lõpulaulu ja siis ütleme õnnistussõnad. Aitäh, et olete olnud meiega. Aitäh, et olete jälginud. Jumala õnnistust ja rahu teile. Kui öö on pime ja hirmu ümber, sina hüüad mind. Kui usku vähe ja lootust pole, sina aitad mind. Kui ma arvan, et ma pole hea, siis sinult jõudu saan. Tahan elada koos sinuga, mind alles alt ei vea, sa mind alles alt ei vea. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas. Hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas. Hinges ka jaamas. Kui ma see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas. Hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Su armastus mind hoiab, see ei jäta. Tean, et seda peatada ei suuda. Armastus mu hinges ka jaamas. Hinges ka jaamas. Armastus mu hinges ka jaamas.
hinges ka ja maas. Aamen, aamen. No tänu Jumalale selle eest, et meil on olnud tore teenistus. Jumala armastus on kõlanud üle mikrofonide, üle pillikeelede ja las ma loen siit sulle julgustuseks täna kaasa ühe pühakirja teksti, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased ega väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie issandas. Aamen, aamen. Olgu see salm sind julgustamas sel nädalal. Kohtume nädala pärast siin, nädala sees kodugrupid, videochattides, nii et näeme juba varsti.